Tere tulemast kingitus.ee podcasti Naised klubis ja selles podcastis me räägime naistest ettevõtluses, ärimaailmas ja ka kuidas vaimselt olla tasakaalus kõige selle juures, mida me teeme. Ja täna on mul külas Evelin ja Evelin soovitas, et ma kutsun teda lihtsalt ettevõtjaks, et ta siis räägib ise lähemalt, millega ta tegeleb ja kuidas ta on selles maailmas ellu jäänud ja siis ma küsikski Evelin sult, et räägi, kuidas sa üldse jõudsid sükse asjani nagu ettevõtja või ettevõtlus ja mis su taust on? Mu taust on tegelikult müük, turundus ja bränding. Aga ettevõtjaks ma hakkasin täpselt umbes 5 aastat tagasi. Täiesti nullist ja ei olnud mul üldse siukest plaani, aga ma olin ise tundsin kuidagi, et ma tööalaselt rihm on natukene maha jooksnud. Ei olnud enam selliseid väljakutseid, mul oli küll väga põnev töö, aga ma olin teinud seda 10 aastat, mis tähendas seda, et ma igasuguseid väljakutseid juba olin ära teinud ja mulle tunduski, et nagu kuhu siis nüüd edasi ja ei tundunud ka nii, et ma vahetaks ettevõtet ja siis kõik oleks jälle tore pikemas plaanis, et pigem ma mõtlesingi, et mul oleks mingit restarti vaja ja ma ise üldse ei mõelnud selle peale, et võiks ettevõtlusega alustada. Ma mõtlesin, et kõige parem restart on reisimine, sest see on minu kõige suurem kirg, et ma lähen aastaks ajaks reisima. Aga siis mul sõbrad kõik laitsid selle maha selle mõtte, et ütlesid, et kuule, et kui sa nüüd aasta aega reisid, et mis sa mõtled siis, et sa siis mõtled välja, et millega sa tegelema hakkad. Et pigem nagu proovi praegu, et alusta millegagi ja vaata siis, kuhu välja jõuad ja siis sa võid aasta pärast reisima minna, kui sa tahad. Mm-hmm. Ja siis ega mul ei olnudki mingit plaani, et ma lahkumisavalduse olin juba ära pannud. Siis mõtlesin, et okei, ma annan siis võimaluse. Tegin nii, et ühel ilusal suvepäeval läksin randa hommikul vara ja lubasin endale, et ma enne sealt ära ei tule, kui ma välja mõtlen, et millega ma siis tegelen, mis mu ettevõtte nimi võiks olla, mis teenuseid ma pakun, mis see domeen on, mis veel vaba on ja nii edasi. Ja siis oli pikk päev rannas, õnneks oli pilvine, nii et ma ära ei põlenud, aga siis mõtlesin välja ja siis sealt nagu läks kõik edasi. Aga räägige, kellele sa siis selle lahkumisavalduse laua peale panid? Ma tegelikult, mul oli hästi toredad kolleegid, hästi tore töökoht, et ma töötasingi rahvusvahelises nii-öelda majutusbrändis Sokos. Eestis on siis neil Viru hotell, ehk siis Eesti kõige suurem hotell ja juhtisingi seal siis kogu seda müügi- ja turundustiimi, mis oli väga-väga põnev, aga lihtsalt mingi hetk, kui sa teed seda 10 aastat, siis võib-olla neid väljakutsed enam nii palju ei ole ja siis sa tahadki ennast veel kuskil proovile panna. Okei. Ja siis kas sul oli juba enne süke mõte, et tahaks tegeleda mingi brändinguga ja turundusega edasi või see tuli kuidagi loomulikult? See tuli tegelikult nii, et mul ei olnud seda mõtet, aga ma hakkasin nii-öelda mõtlema seal rannas siis, et mis mu tugevused on, mida tegelikult võiks inimestel vaja olla, millega ma saaksin kõige paremini neid aidata, nii-öelda mis mu see väärtuspakkumine on, hakkasin neid asju läbi mõtlema ja siis kuidagi see alguses nii-öelda see müük ja turundus kõige lihtsamini tuli ja bränding, sellepärast et see oli see, millega ma olen terve elu tegelenud, eks ole, erinevates valdkondades küll. Aga siis 5 aastaga juhtub väga palju, et tavaliselt inimestega on nii, et me tihti võib-olla ülehindame, mida me suudame 1 päevaga teha, aga alahindame, et mida me teinekord võime teha aasta või mingisuguse 5 aastaga. Et minul tegelikult läks nii, et ma siis peale seda ühte ettevõtet asutasin siis veel ühe, mis oli majutusettevõte just enne Covidit. Lühiajalise üüriga siis tegelesime ja kasvasime väga kiiresti Covidi ajal kuidagi imekombel turuliidriks ja siis nüüd eelmine aasta üks Soome ettevõte ostis meid ära, nii et sain ka sellise toreda exiti kogemuse, mis on ka väga põnev. Mis selle majutusettevõtte nime oli? Astonishing Stay. Nii et meil oli 100 korterit siis üle Eesti.
Tartus ja Tallinnas sellistes üürimajades ja siis investoritele pakkusime sellist teenust, et haldasime siis nende kortereid ja siis ma sain seda nii-öelda seda majutuskirge seal rahuldada, et küll päris nagu siukene hotell ei olnud, aga täiesti hotelli tasemel, nii et väga põnev oli seda brändi ja äri ka üles ehitada. Aga kui me lähme nagu tagasi hästi kaugele minevikus, kuidas sa üldse turundus- ja müügi peale sattusid, et kas sa õppisid seda või? Ma õppisin ka seda, et ma tegin magistrikraadi siis nii-öelda sellises rahvusvahelises turunduses, aga ma arvan, et mul pigem võib-olla selline loomupärane anne on, kuidas ma siis ütlen, või loomupärane omadus on siis selline vaimustumine erinevatest asjadest ja vaata, kui sa ise milleski vaimustad, siis on hästi lihtne seda müüa ja turundada. Ja siis kuidagi see, ma arvan, et sellest juba peale hakkas, et ma lapsena tegelikult juba, ma ei tea, tegin mingeid komme ja müüsin neid ja siis kuidagi see vaikselt nii-öelda sealt arenes, ma arvan. Okei, aga räägi sellest teisest asjast siis, millega sa tegeled siis siiamaani, et ma saan aru, et sul on siis teine ettevõte ka? Jaa, mul on teine ettevõte ka, et kus siis ongi nii-öelda 2 suunda, et üks on siis, ma aitan siis erinevaid väiksemaid ja suuremaid ettevõtteid siis müügi ja turunduse ja digiturunduse ja kogu selle poolega ja siis teiselt poolt tegelen ka koolitustega ja siis nii-öelda aitan inimestel nende persoonibrände luua ja ettevõtetel korporatiivbrände luua ja siis personaliinimestel tööandja brändingut teha, nii et siis jah, see kogu see, kuidagi see turunduse pool jah, on selline väga suurde fookusesse läinud. Väga põnev, tundub nagu, et see on nagu mingi unistuste töö lihtsalt. Ongi, minu enda jaoks tõesti on, et mulle väga-väga meeldib ja noh, nagu ma ütlesin, et alahindame, mida me jõuame 5 aasta jooksul teha, et ma olen ka kirjutanud ühe raamatu brändnimega Sina persoonibrändingust ja kirjutan praegu teist, nii et tegelikult jõuab päris palju, kui nii-öelda sa tegeled sellega, et mis sulle väga-väga meeldib. Äkki sa jagad siis meie kuulajatega ka, et mis need tippid või asjad võiksid olla, et kuidas endast teha bränd ja mis üldse tähendab, et kui ongi keegi, kes ei ole sellest kunagi kuulnud, aga on huvitatud, ma ei tea, looma endale jälgjaskonda ja kasvatama endast nagu midagi, noh, et kuidas nagu seda teha üldse? Ja no see sõna bränd alati tekitab sellist segadust, sest see on ikkagi selline suhteliselt segadust tekitav sõna võib-olla, kes ei ole ise nii-öelda turundusega nii palju kokku puutunud, aga põhimõtteliselt võib-olla kõige lihtsam ongi seda öelda nii, et kui siis, ma ei tea, võib-olla 10 aastat tagasi veel defineeriti seda persoonibrändi, et see on see, mida sinu kohta, ma ei tea, öeldakse, kui sa ruumist lahkud nii-öelda siin mingi märksõna või kes sa siis oled, siis tegelikult täna, kuna sotsiaalmeedial on nii suur roll ja meil ei ole ainult nagu seda füüsilist brändi, et millest raamatud räägivad, et kuidas sinust kujuneb mulje 3 esimese sekundiga, mida on pärast väga raske muuta, siis tegelikult tänaseks on veel olulisem isegi see digitaalne bränd, sest inimesed guugeldavad. Kas sina guugeldasid mind enne, kui me kokku saime? Guugeldasin. No, mina sind ka. Et tegelikult see ongi nii, et me enne, kui me füüsiliselt kokku saame, tihti me kohtume juba selle digitaalse nii-öelda inimesega, eks ole. Et nii, et võib öelda, täna võiks öelda, et see bränd on see, et mida sinu kohta võib-olla isegi ka teatakse enne, kui see ruumi sisened. Nii-öelda, et kuidas sa seda siis kujundad ja seda saab tegelikult teadlikult ka kujundada. Aga noh, loomulikult ei tasu luua siis mingit sellist võltskuvandit endast, vaid pigem mõeldagi, noh, nii nagu mina seal rannas mõtlesin, et mis su tugevused on, et mis su tõsine kirg on, millega sa saad teisi aidata ja kuidas siis nii-öelda nendele fookust panna, sest et noh, meil kõigil on ju mingisugune 100 erinevat iseloomuomadust ja igasuguseid asju, aga just, et nagu korporatiivbrändinguski, et fookus, mis see fookus siis on ju. Okei. See brändingu teema võib-olla on ilmselt nii lai ka, et see on nii lai ja et noh, meil see raamat kahjuks nüüd on läbi müüdud juba eesti keeles, aga e-raamat on olemas, et keda rohkem see teema huvitab, et siis Okei, aga kas sinu arust siis nagu see, mis Google nagu ütleb, et kas see võiks olla siis inimese nagu siuke startup point, et guugelda ennast ja siis vaata, et mis sealt tuleb? Mina arvan, et kõigil kindlasti tasuks mõelda, et milline tänapäeval nende digitaalne bränd on, sest noh, mina ütlen, et minul
on andnud see metsikult võimalusi. Ma olin väga alustav ettevõtja, et mul ei olnud ei kapitali, kliente ega mitte midagi, aga ma arvan, et ma väga palju nii-öelda selle põhjal, kuidas ma ehitasin üles seda digitaalset brändi, sain endale väga palju igasuguseid võimalusi, et samamoodi seda majutusäri üles ehitades, neid võimalusi teinekord sa isegi ei tea, mis sinu juurde ei tule, kui sul ei ole nii-öelda üles ehitatud seda, sellepärast, et ma võin paar näidet tuua, et näiteks me olime tegutsenud 1,5 aastat selle majutusäriga, muidugi raskel ajal saime väga hästi hakkama, aga meiega võttis täiesti ise juhuslikult ühendust maailma kõige suurem hotellikett, kes tahtis meiega koostööd teha ja ütleski, et nad guugeldasid, kes Eestis seda nii-öelda lühiajalist äri teevad ja nemad valisid selle põhjal välja meid. Või siis teine näiteks seesama ettevõte, kes meid ära ostis, et samamoodi nemad vaatasid, keda võiks nii-öelda ära osta, et see annab metsikult võimalusi, sest ega need, keda ei ostetud, need ei saanudki seda teada, et neil see võimalus laual oli, et tihti ongi see, et kui sa ikkagi oluline on kasutada neid kõiki võimalusi, mis ja bränding annab selleks väga palju siis nii-öelda sellist lisahoogu. Okei. Kui inimene tuleb sinu juurde, ütleb, et et mul on nagu oma äri ja ei müü ja ei toimi, et mis sa siis nagu teed tavaliselt, et mis on need nipid ja trikid on või mis sa üle vaatad ja mis sa soovitad? See sõltub kindlasti hästi palju sellest ärist ja valdkonnast, aga põhiline asi on ikkagi see, et tihti ju inimesed ikkagi ostavad nii-öelda inimeste käest, mitte ettevõtete käest, et need samad asjad on ju, et mis ta tugevused siis on ju, millega ta päriselt saab neid kliente aidates, tihti ongi see, et väga paljude fookus on algusest peale see, et mida mina tahan teha, aga sa ei mõtle võib-olla, et mida teistel tegelikult vaja on ja mida ma tahan teha, et nagu see kombo oleks, et selle peab üles leidma, et muidu ongi see, et sa võid midagi pakkuda, aga võib-olla kellegi polegi seda vaja, aga just, et kindlasti igaühel on mingi selline tugevus ka, et mida ta saab pakkuda ja mida on päriselt ka vaja. Et see on nagu see kõige olulisem võtmeküsimus, ma arvan. Aga eks kindlasti see müük ja turundus on selline hästi muutuv, mis jaoks, see on ka see põhjus, miks minu jaoks see nii põnev on, et kogu aeg nagu muutub, issand jumal, mis oli 10 või 20 aastat tagasi on täiesti muutunud, eks ole, et turundus nii palju uusi kanaleid, aga müügis ka, et see müük, mida tehti 10 või 20 aastat tagasi, kus ma ei tea, vägisi Eskimale lund müüdi, on ju, et tänapäeval vaata, üldse kasutatakse hoopis teisi strateegiaid ja selles mõttes see ongi nii põnev. Kas sa saad äkki jagada ka mõnda huvitavat nagu korporatiiv-rebrandingu story't, et ja mingit nüansse, et mis seal on nagu huvitavat ja teistmoodi? Eks neid igasuguseid storysid on erinevaid, aga 2 sellist võib-olla head näidet, mida alati, kui keegi alustab oma, ma ei tea, ettevõttega, et kuhu suunda minna, et siis minu meelest on hästi head näited Tesla ja Coca-Cola. Selles mõttes, et mitte, et nad oleks nüüd rebrändid, aga lihtsalt brändi näitena. Et Coca-Cola, kes on väga tugev bränd rahvusvaheliselt ka ja kes ametlikult on öelnud, et nemad iga aasta kulutavad $5 miljardit turundusele, nagu siuke turunduseelarve. Ja siis Tesla, kes väidab, et tema kulutab nagu 0 eurot, eks ole. Loomulikult see ei vasta 100% tõelest, et Elon Muski bränd, eks ole, ta küll nii-öelda kõigub, eks ole, aga on väga-väga tugev ja nii palju jälgijaid. Et seal ongi, vaata, edu on võimalik saavutada hästi palju erinevatel viisidel, aga sul tulebki mõelda, et mis see sinu tugevused on ja kumba suunda sa siis lähed, et kas sa üritad leida siis kapitali ja siis teha seda turunduse läbi või siis alustavatel ettevõtetel väga palju võimalust on just läbi enda brändi teha, et läbi enda turundust teha, sellega sa hoiad nii palju neid kulusid kokku. Vahel öeldakse, et Eesti turg on nagu nii väike, et minna nagu kuidagi suureks või kuidas sinu nagu see vaade on, et kas mingisugune väike ettevõtja saab Eestis nagu hakkama ja suureks üldsegi kasvada Eestis? Jaa, ma usun küll ja mina usun seda ka, et
issand jumal, et ma arvan, see juba on väga hea näide, et kui ma alustasin täiesti nullist ja mul ei olnud ka mingisugust, ma ei tea, mingit kapitali või tohutuid sääste, on ju, et me saime ikkagi, leidsime selle õige niši ja isegi väga raskel COVID ajal jõudsime väga kaugele. Et ma arvan, et see on igas valdkonnas tegelikult võimalik, et lihtsalt tulebki leida, et mis need nii-öelda, mida vaja on, et see ongi see küsimus, on ju. Sinu brändide puhul mulle jääb hästi siuke silma siuke nagu detailsus, et kui midagi teha, siis teha seda kuidagi hästi detailselt, et ma olen nendes Astonishing Stay korterites ööbinud ja ma COVID ajal ka ööbisin seal ja ma võin selle põhjal öelda, et nagu ma tundsin, et ma olen nagu kodus või nagu seal oli ilus, puhas, mugav. Et ma ei ole siukest asja nagu varem tundnud, et keegi, ma tõesti tundsin, et keegi nagu hoolis, kui ta tegi, vaata. Aga me panime ka kogu südame sinna sisse, aga ma olengi selles mõttes seda tüüpi, et ka kuigi mul endal ei olnud kunagi seda mõtet, et võiks nagu ettevõtlusega alustada, siis tegelikult kõik mu kolleegid ka ütlesid, issand, et see on nii loomulik, et ma olengi nagu pigem nagu selline, kes paneb nagu kõik all in, on ju, et siis mõtledki kõik need detailid läbi. Aga teises küljest see on kindlasti ka miinus, et ma viimased aastad olen väga palju tegelenud ka seda, et oma seda perfektsionismi pisikut nagu maha suruda, sellepärast, et see perfektsionismiga on see lugu, et kui sa midagi nagu liiga kaua nii-öelda lihvid, siis sa kaotad lihtsalt hästi palju aega, et nüüd ma olen leidnud endale mõned sellised küsimused, et ma küsin endalt väga tihti, et kas see nüüd on must have või see on nice to have, on ju, et lihtsalt, et mingite asjadega kiiremini edasi jõuda, sest et öeldakse ju, et kui sa tunned, et sul häbi ei ole oma mingite tegevuste üle, siis sa liiga aeglaselt liigud, vaata. Okei. No ma ei tea, sinu puhul ma küll nagu kõrvalt vaata ütleks, et sa oled päris kiiresti liikunud. Ei no jaa, et eks ma siin niimoodi saaks veel kiiremini. No jah, elu veel lühike on ju. Iga nurga peal. Okei, aga see viib meid järgmise teema juurde, et siis nii-öelda puudutasid juba seda, et sinu vaimne pool, et kuidas sa üldse nagu hoolitsed selle eest ja kui palju sa nagu tegeled sellega ja teadlikult suunad nagu tähelepanu, ma ei tea, ongi nagu nende must have, nice to have ja mingi, et ei taha, on ju. No see on hästi oluline sellepärast, et kui sa ikkagi oled selline tüüp, kes läheb all in ja väga lihtsalt nagu teemadesse sukeldud, sest et sa vaimustud nendest, siis sul on ka väga suur läbipõlemise oht, et mul on paar korda tegelikult olnud üsna siuke noatera ääre peal, et päris nagu siukest läbipõlemist ei ole olnud, aga väga ääre peal, et kus mul juba mingi füüsiline mingisugune jama tekib. Et eks siis ongi, mina enda jaoks olen lihtsalt avastanud selle, et mul on 2 varianti, et üks variant on reisid, see on õnneks mu tohutu kirg ja ma hea meelega reisin ja COVID oli muidugi keeruline aeg, aga muidu ma siis ikkagi võtangi selle aja ja seiklen ja rändan ja avastan, mis võtab, annab mulle nii-öelda seda balanssi ja siis loomulikult lähedased inimesed, et ma üritan ikkagi vaadata, et kalendris nagu oleks nagu pandud nii-öelda aeg nende jaoks, sest muidu ongi väga lihtne avastada, et oih, kell on 9 ja tänane päev läks siis nii. Kus saada aega juurde, on ju? Jah. Aga eks see aja planeerimine on kõige keerulisem, et mul on selleks väga hea nipp, mida ma soovitan, et mul on selline nii-öelda to-do list iga hommik, mida ma kirja panen, et mida ma pean ära kindlasti tegema ja siis seal on prioriteedid ka, et nagu mis on kindlalt vaja ära teha, mis ei ole nii oluline, mis on vähem oluline, mida ma võin, kui ma tahan järgmisse päevaga lükata ja siis loomulikult mul on ka bucket list, mida ma alustasin samal ajal kui umbes selle ettevõtlusega ja seda ma ka usinasti täidan. Mis sinu bucket listis veel nagu tegemata on? Tead, see on hästi huvitav, et ma alustasin seda bucket listi lihtsalt niimoodi, et ma mõtlesin, et okei, et ma siis mõtlen, et mida ma üldse tahaks, ma ei tea, elu jooksul veel ära teha.
ja siis ma endale panin mingisuguse sellise täiesti suvalise reegli, et okei, ma panen 100 asja kirja ja 100 asja tuli tegelikult päris ruttu kokku. Ja siis ma hakkasin neid usinasti ära tegema, aga minu süsteem on nii, et kui mul on üks asi ära tehtud, siis ma panen nagu järgmise kohe asemele. Et mul on kogu aeg 100 tegemata. Kunagi ei saa täis. Aga mul on tänaseks selle 5 aasta jooksul ära tehtud 109. Ja ka sellised suured asjad, vaata, mis ma arvan, et kui mul seda bucket listi ei oleks, et mis ma oleks lükanud kindlasti, ma ei tea, võib-olla vanaduspõlve, näiteks kas või raamatu kirjutamine, aga ma olen oma bucket listi tegelikult ka paljudele nii-öelda sõpradele ja sõbrannadele näidanud, et siis see annab esiteks selle, et nad teavad juba, mida ma tahan teha, siis neil on tihti hea öelda, et kuule, et sa tahtsid seda teha, et lähme nüüd teeme kohe ära, on ju. Ja ta annab endale ka selle väikese kiki, et kui see võimalus tekib, siis sa tead, et sa tahad seda niikuinii ära teha. Et see ongi see, et sa teadvustad, mida sa tahad ja siis sa haarad sellest võimalusest nagu 100 korda kiiremini kinni. Mis sul on mingid huvitavad asjad, mis sul seal bucket listis tehtud on? Mul on igasugused, mul on täiesti seinast seina, et mul on hästi palju seotud reiside ja loodusega, sest mulle, ma kuidagi ammutan energiat mõlemist. Mul oli näiteks mingi täiesti kummalisi asju on ka, et on igasugused eksootilised reisielamused, aga siis ma ei tea, mul oli seal näiteks see, et ma mõtlesin kunagi vanaduspõlves, et pea mingit ägedat siukest pisikest hotelli on ju, aga selle muidugi selle Airbnb teemaga nagu teises võtmes ära. Või siis näiteks mul oli karuvaatlus, mis on jumala põnev. Saab täiesti kuhugi Alutagusele minna karusid vaatlema näiteks, et mida ma ei olnud kunagi teinud. Kindlasti kõik need igasugused langevarjuhüpped ja sellised asjad ka on ju. Kas sa tegid ära langevarjuhüppe? Mul on see veel tegemata. On? Okei, panen kõrva taha. See on mul veel tegemata, aga ei, mul on palju asju ära tehtud, aga väga-väga palju on veel tegemata muidugi. Okei, äge. Kuidas sa üldse oma päeva planeerid ja kuidas sa nagu niimoodi lähed oma nagu unistuste poole? On sul mingi süsteem või? Jaa, mul ongi minu ainuke süsteem on tegelikult need listid, on ju, et on see bucket list, on ju, mida vahepeal ikka üle vaatan, kuigi see on täiesti niimoodi, et ta ikkagi jääb sul mingis mõttes meelde, et sa kuidagi hoiab sind mingisuguses fookuses. Ja siis teine on siis to-do list, mis ma siis alati kas siis eelmisel õhtul või hommikul paika panen ja siis mulle meeldib suhteliselt vara alustada, ma enam ei ole, ma kunagi olin ikka siukene kella 5 klubi liige, aga nüüd ma enam nii tubli ei ole, et nüüd mul ikkagi need hommikused minutid on ka nii olulised, kui puhata saab. Et siis hakkan siis toimetama oma nende erinevate ülesannetega. Aga eks see tasakaalu leidmine on kindlasti kõige keerulisem teema, et see jäi meil enne pooleli, et ma tegelikult väga armastan joogat ka, et mida ma siis vahepeal teen ja trennis niisama käin ka, et selles mõttes need on ka sellised asjad, mis balansseerivad, on ju. Kas sul on nagu mingi rutiin ka, et hommiku nüüd istun maha, teen joogat või on see lihtsalt nagu tuleb siis kui vaja? Ei, ma pigem ikkagi ei ole selline hommikutrenni tegija, et ma pigem teen õhtul, ma olen küll proovinud seda mingi periood, aga mulle meeldib hommik võtta nagu endale, et ma joon mingi hea kohvi, siis panen oma plaanid paika ja võtan niimoodi rahulikult, et ma ei ole päris selline, et hommikul jookseb pool võileiva suus kodust välja, et nii ma päris ei ole, mulle meeldib, et niimoodi, mulle meeldib tegelikult jah, alati siukest teekonda nautida, et ükskõik, kas see siis on mingi hommikusöök või reis või ettevõtte asutamine, et siis jah. Võtad oma aja nagu... Võtan aja. Yeah. Väga äge. Okei, kas sul on äkki jagada ka mõni hea nipp, et kuidas siis, ma tean, et mina teen ka väga palju to-do liste ja siis ma lihtsalt vaatan, kuidas need kuhjuvad need asjad sinna ja ma ei tea, kuidagi ei suuda nagu, see tegelikult mulle stressi see to-do list lõpuks, et kuidas nagu seda niimoodi järjepidevalt manageerida ja teha need asjad ära ja see motivatsioon leida, et
No ma olen teinud seda juba hästi, issand, ma arvan, et juba 10 aastaid, et mul on endal võib-olla selline mõnus rutiin tekkinud ja no mul on mõned siuksed reeglid, et ma kunagi ei pane liiga suuri asju, et ma tükeldan nad nii-öelda tükkideks, sellepärast, et kui ma panen sinna mingi mega suure asja, siis ma lükkan seda, ma ei tea, nädal aega edasi, sellepärast, et see võtab mul muidu terve päeva ära. Et siis ma üritan nagu tükeldada neid, et nad oleks nagu siuksed söödavad ampsud, et ma suudaks nad ikkagi nagu motivatsiooni leida, et nad ikkagi kiiresti ära teha, kui on vaja teha. Et see tükeldamine on üks ja teine on siis see, et ma panen ikkagi prioriteedid ka paika, et nagu kui on mõni selline asi, mida väga ei taha ära teha, aga peab tegema, no siis ma panen, et see on nüüd üks, mis ma lihtsalt täna pean ära tegema, et isegi kui ma teisi ei tee, et ma mõnikord nii-öelda premeerin endaga, noh, eks ma siis pärast teen teised ka ikkagi ära. Okei. Kuidas sa oma tervise eest hoolitsed, et sa oleks nagu alati nii-öelda tippvormis? See on kõige lihtsam, sellepärast, et ma arvan, et minul on kõige suurem hirm maailmas üldse arstide ees. Ma pidin lapsena hästi palju haiglas olema, sest mul oli põskkoopa ja keskkõrva põletik ja siis ma sain mingi täieliku arstitrauma. Nii et sellest motiveerituna ma olen täiesti terve olnud, terve elu, pidanud väga vähe arsti juures käima, aga noh, eks ma muidugi väga jälgin tervist, sest et ma tahan vältida kõiki neid arstikülastusi, et perearst mind väga palju näinud ei ole. Et eks ma jah, selles mõttes ikkagi üritan tervislikult toituda ja liikuda ja kõike seda teha, et aga sa paned siis nagu niimoodi, et iga päev käin nagu 10 000 sammu või ei ole päris nii või? Päris iga päev ei ole, aga ma ikkagi üritan ja, et kas siis trenni teha, et noh, ütleme kevad, suvi, sügis on lihtsam, on ju, et siis ma käin ka jooksmas või jalutamas, aga noh, minu jaoks talv on kõige keerulisem, sest et siis on pime ja külm ja ma olen selline külmakartlik ka, et siis mulle tohutult meeldib reisida, et kui aga võimalus kuskil on ja noh, reisidel saab ju jalutada ja liikuda nii palju, et selles mõttes on tore. Aga jaa, mul on vedanud kindlasti ka, et ma ei tea nüüd, kui ma õla üle ma sülitama pean, aga seni on nagu tervis hästi vastu pidanud. Kas sul on toiduga ka mingisugused reeglid või kuidas see? Mul ei ole tegelikult reegleid, et ma ei ole kunagi nagu selline, ma ei tea, enda nüpeldaja või dieedipidaja olnud, et ma pigem olen võtnud, et on nagu on ja siis, aga pigem nagu ma olen alati kuidagi huvi tundnud igasuguste selliste supertoitude vastu ja ma vahepeal olin mingi täielik selline, noh just need perioodid, eriti kui mul siuke läbipõlemise oht on olnud, et siis ma olen hästi palju smoothisid endale teinud, et siis sinna siis mul on külmkapis nagu selline suur karp, kus on siis igasuguseid seemneid ja asju sellisel mingisuguse super segu, et mida siis saab nende smoothiide sisse panna, et neid ma teen küll päris palju. No, see ongi see särasaladus. Võib-olla. Okei. Mis sul siis reisidest on põnevat jagada ja mis on kõige huvitavad asjad, mis sa oled õppinud? No reisidest ma arvan, et ma olen õnneks saanud reisida päris palju. Ma olen peaaegu 65 riigis käinud, aga kõige ägedamad reisid on ikkagi seiklused, et näiteks USAs ma tegin sellise reisi, et ma ühe lennupileti võtsin New Yorki ja teise siis San Franciscosse ja siis vahepeal nagu tegin autoga sellise road tripi läbi kõikide nende rahvusparkide ja osariikide, et noh, mida muidu vaata sa ei näegi, eks ole. Või siis ma olen läbi teinud ka selle Camino de Santiago palverännaku, eks ole, et mis oli täiesti elamus omaette. Kust sa alustasid, kas sealt... Ma tegelikult alustasin Hispaaniast ja võtsin selle noorte kõige nii-öelda sellise rannikuäärsema raja. Noh, ma väga ei süvenenud, et see ka kõige raskem on, aga ta oli ka kõige maalilisem, et seal oli väga palju tõususid ja tõuse ja langusi, aga ei olnud väga üldse mööda maanteed minekut, et selles mõttes vaadete ja sellise teekonna mõttes kindlasti soovitan.
Aga kas sa tegid seda mingis grupis või täitsa üksinda või? Sõbrannaga koos, et Okay. alguses mõtlesime küll, et issand, et kui kahekesi lähed, et kas siis pärast läheb tülli ka, aga ei, kõik läks väga hästi, nii et selles mõttes väga tore, et ma jah, ei ole nagu väga selline üksi reisija, et mulle meeldib kuidagi elamusi jagada, et ma olen küll proovinud, mul ei bucket listis ka, et tee nagu üks reis üksi lihtsalt kogemuse pärast, aga tegin ära, aga uuesti väga ei kipu, et ikkagi kellegiga koos on toredam. Ja mulle muidugi väga loodus meeldib, et kõik Aafrika riigid mulle on alati tõsiselt meeldinud ja praegu ma olen siuke Lõuna-Ameerika lainel, et ma käisin just Argentiinas ja Uruguay's ja nüüd lähen, täna lendan Mehhikosse kohe siit, nii et ikka nii kadedaks teeb. Aga on mõni koht ka, et kuhu sa nagu alati läheks tagasi, et mingi koht, mis on su südame võitnud nagu täielikult? No mul on see, et ma vaimustun, eks ole, mis tähendab seda, et peale igat reisi ma lähen kõikidele räägin, kui äge see oli, ma lähen sinna kohe tagasi, aga kuna nii palju ägedaid sihtkohti on, siis ma sinna muidugi ei lähe. Aga üks koht, kus ma olen vist kõige rohkem käinud, on Itaalia. Et Itaalias ma arvan, et lihtsalt mulle kogu see kombo väga meeldib, et inimesed on nii sõbralikud, toidud on nii head ja tegelikult on hästi lihtne nagu seal liikuda. Veinid on väga head, mis mulle väga meeldivad ja loodus ja vaated ja ma ei tea, kõik. Et seal ma vist olen küll üle 10 korra käinud ja läheks ikkagi tagasi. Mis sinu jaoks see nagu next asi on, et kuhu edasi? Mul on tere bucket list neid kohti täis, kuhu ma tahan minna. Palju sul on veel jäänud järgi? 100, kogu aeg 100. Aga ei, ma ei ole üldse käinud reisidest rääkides Austraalias, Uus-Meremaal, eks ole, mis on sellised väga ägedad sihtkohad, kuhu tahaks minna. Lõuna-Ameerikas ma olen ka nii vähe alles avastanud. Aafrikas võiks veel rohkem käia. Neid kohti on nii palju. Okei. Aga ärimaailmas mõttes, et kuhu sa tahad edasi minna ja mis sul nagu praegu nagu sütitab sind? Eks ma nüüd tegelikult olengi siin natukene ringi vaadanud, et kuna ma selle ühe ettevõtte maha müüsin, siis ma nüüd vaikselt olen ka ise investeerima hakanud, et ma olen endale neid nii-öelda kinnisvara ja investeerimise mõttes siin kortereid soetanud ja siis vaadanud ka liitunud nii-öelda siis erinevate investeerimisklubidega siin ja vaadanud ka startup maastikul ringi, et kas on mingid sellist põnevat teemat, mis mind sütitaks, aga praegu on veel nii vara, et eks ma siis vaatan veel ringi ja mõtlen, et midagi kindlasti tahaks veel teha. Aga millega sind praegu saab tülitada, et siis see persooni brändi asjad, tegeled sellega kõik sellega ma ikka tegelen, et nii persooni brändingu, turundusega, kõige selle teemaga, et nii, et jah. Et saab sinu poole pöörduda ja saab abi? Saab minu poole pöörduda, saab abi. Väga super, aga kuidas sa üldse tavaliselt võtad uue kliendi, et kas sa teed talle mingi plaani või sa täitsa võtad niimoodi, et nagu case by case? Täiesti case by case tegelikult, et sõltuvalt siis ka sellest ajast, et kui palju just aega on ja et oluline on see ka, et ikkagi mingisugused väärtused ja visioonid kattuks, sest et on ju ka võib-olla neid inimesi, et kellele sobivad teistsugused koostööpartnerid, et siis ma arvan, et hästi oluline on ikkagi see, et oleks selline hea klapp ja siis on koostööd väga-väga tore teha. Otsid sa midagi nagu koostööpartnerite puhul mingeid asju, nagu mis sulle meeldiks või kes on sinu unistuste klient? Issa, mul on nii palju toredaid kliente, mis neid ühendab. Ma arvan, et neid ühendab ikkagi ka see, et nad on avatud. Kindlasti siis võib-olla pigem positiivsed, näevad võimalusi on ju, või vähemalt usuvad nendesse, kui ma räägin nendest võimalustest, mis on olemas. Ja siis võib-olla ka sellisele arengule suunatud.
On sul jagada mõnda kliendi, kes sul on olnud mingid suuremad ja ägedamad kliendid? Mul on näiteks täiesti seinast seina kliendid, aga üks tõesti väga äge, kust ma just tegelikult tulin praegu, on Eesti Meremuuseum, kellel on nii Lennusadam kui Paks Margareeta ja kes on tõesti, mõtled muuseumi, aga see tiim on lihtsalt nii innovaatiline, nii kaasaegne, issand, mida nad kõike seal teevad, et väga-väga äge, et kõik need igasugused uued näitused ja kõik see julgus, et mida ikkagi ära teha, et täitsa imetlusväärne. Kuidas sa neid toetad või mis know-how? Ma aitangi neil ka natukene siis sellise partnerina lisamüüki teha ja natukene turundust ja sellise nurga alt, nii et. Väga põnev. Kas sul on mingeid koolitusi ka plaanis teha tulevikus? Või et meil on tegelikult ka selline igakuine persoonibrändi veebiakadeemia, mis on ka kingituses väga hea pakkumisega praegu saadaval, aga on ka jooksvalt koolitusi, et nüüd aprilli alguses on tegelikult üks ka selline üle pika aja selline avatud füüsiline koolitus, et muidu me hästi palju teeme ettevõtte siseseid koolitusi ja veebikoolitusi, aga nüüd on ka selline, mõtlesime vahelduseks, et nii palju on küsitud, et enne Covidit me tegime palju neid, aga siis vahepeal kõik läkski veebi, eks ole, et oligi hästi pikalt selline veebipõhine, et siis ongi selline tervepäevane koolitus, kus me siis võtame läbi kogu selle persoonibrändingu teema ja kuidas siis oma brändi üles ehitada. Väga põnev. Mis inimesed siin oodatud on või keda see võiks kõnetada? Seinast seina võib sinna inimesi tulla, et tihti küsitakse ka, et mis mul peab olema tehtud selleks, et tulla, et see sobib nii neile, kes tegelikult veel võib-olla on selles punktis, nagu mina seal rannas olin, et sa veel ei ole välja mõelnud, et millega sa tegelema tahad hakata, aga kui sa nii-öelda endast selgusele jõuad, siis seda on väga palju lihtsam teha. Sobib neile, kes tahavad võib-olla karjäärivahetust teha, sobib neile, kes tahavad võib-olla oma valdkonna mingisuguseks arvamusliidriks saada või teevad midagi väga hästi, aga tihti ongi inimestel see, et nad ei taha võib-olla väga nähtavad olla, aga et kui nii-öelda seda mõnusa nurga alt teha, et siis tihti sa saad oma missiooni täita palju lihtsamini, et kui sul need müügi- ja turundustööriistad olemas on. Kas Eesti inimene üldse julgeb abi küsida või? Mulle tundub, et väga paljud inimesed on sellised, et nad tahaks nagu keegi olla, aga siis ma ei taha ka, et keegi teaks, et kus see kuidas? Ma arvan, et pigem see nurk peakski olema nii, et kui keegi sust midagi ei tea, siis sa ei saa ju ka neid aidata nii-öelda selle nurga alt, et tihti ongi võib-olla selline arvamus, et et ma ei taha, et keegi must teab ja ma ei taha midagi rääkida või teha, aga igaühel on mingisugused superpowerid, et millega sa teisi saad aidata, et kui selle nurga alt võtta, et kui on kas või paar inimest, kes tänu sellele, et sa rohkem nähtav oled, abi saab, siis kindlasti sellest on kasu. Aga eks see hirme on päris palju seoses sellega, aga nendest hirmudest on alati võimalik üle saada, et minul oli ka minu kõige suurem hirm, lisaks arstidele, oli siis avalik esinemine, nii et ma ikkagi seda paaniliselt kartsin veel kuni ma läksin ülikooli, siis ma ka, ütleme nii, et ma võisin ükskõik mida muud teha, kui lava peale kuskil minna. Aga siis ma otsustasin, et nii palju kui võimalik ma üritan kõiki neid igasuguseid töid seal esitleda ja maksimumi sealt ülikoolist võtta, et hirmus oli, aga ikkagi sellise, kui sa seda piisavalt palju teed, siis lõpuks sa harjud sellega ära. Nii et täna on juba täitsa okei igale poole minna. Aga sul on mingi siuke praktiseerisid ka midagi, et kuidas sellest hirmust lahti saada või lihtsalt? Mina läksin lihtsalt sellest hirmust läbi. Kindlasti on, ma arvan, selliseid normaalsemaid lahendusi sellele. Lihtsalt otsa läbi. Ja, et ma arvan, et seal on kindlasti võimalik mingisuguseid tehnikaid kasutada, aga ma neid tehnikaid see hetk ei teadnud, nii et ma lihtsalt mõtlesin, et okei, et kuna see on tõenäoliselt selline asi, mis mind tulevikus takistab,
siis ma sain aru, et ma pean sellega tegelema ja noh, ma arvan, et mida nooremamas peas sa sellega tegeled, seda lihtsam on, aga ma arvan, et kunagi ei ole hilja, et ma tunnen, et praegu on selline aeg, kus hästi paljud inimesed tahavad nagu sellist muutust või kas või karjäärimuutust või nagu, et tahavad, et midagi nagu oleks, tahavad kas või oma palgatöö lõpetada ja hakata ettevõtjaks, et kuidas nagu saada sellest, Eesti kogukond on ka nii väike, on ju, kõik näevad, kui sa liigud kuskile, on ju, et kuidas sellest üle saada, et mis sa inimestele soovitad, et kuidas nüüd alustada võiks, Mina arvan, et ei ole kunagi olnud nii lihtne alustada ettevõtjana või vahetada valdkonda kui tänu sellele sotsiaalmeediale, et kui mõeldagi, et kunagi, et üldse nähtav olla, sa pidid, ma ei tea, ostma väga kalli raha eest reklaami, läbi saama mingite parimate ajakirjanikega, et kuskil pildis olla. Täna sa mõtled välja hea sisu, lähed sotsiaalmeediasse ja sa võid jõuda sellega ka rahvusvahelisele tasemele, et on nii palju erinevaid kliente meil ka, kes ainult LinkedIni kasutades näiteks on leidnud kliente üle maailma. Et tegelikult see on tänapäeval võimalik väga lihtsat viisi. Aga sa pead teadma, et mida sa tahad, mis sinu need tugevused on ja mis kanaleid siis kasutada ja kuidas seda täpselt teha. Aga ma arvan, et paremat aega ei ole ja tänapäeval sa saad ju firma asutada, ma ei tea, 5 minutiga ja siis lihtsalt tuleb kliendid leida. Mis sinu üldse nagu selline soovitus on, et praegu ütleme mingid osad kasutavad Facebooki, Instagram, osad kasutavad LinkedIni oma promoks, et mis sa nagu arvad, et see õige kanal on? Ma arvan, et see sõltub esiteks sellest, et kes su klient on. Teiseks sellest, et mis su tugevus on, et kui su kliendid on kõik LinkedInis, aga sina oled hästi visuaalne ja väga head sisu teed Instagrami, siis sa kindlasti oled Instagramis edukam, eks ole. Et seal on nii palju, seal on nagu siuke kombo, aga loomulikult, kui sa tahad rahvusvaheliselt äri teha, siis täna väga-väga hea võimalus on LinkedIni kasutada, eks ole, aga neid võimalusi on täna lihtsalt nii palju, et võib-olla sulle meeldib videosisu teha. Võib-olla sa oled siukene, ma ei tea, naljamees ja ma ei tea, hoopis suudad TikTokis mingit väga vinget sisu teha, mis võib levida ka väga kaugele. Et neid võimalusi lihtsalt tuleb aina juurde, et lihtsalt nagu vali, mida sa tahad, milles sa hea oled ja siis kasuta neid. Eks see tänapäeva maailm on nagu võimaluste maailm, et vali lihtsalt ja tee on ja. Et kuskilt alusta ja hakka minema. Ja just need väikesed sammud, et tehagi need väga pisikesed sammud, et ega minul ju ka, ma räägin, et kui ma alustasin, mul ei olnud ju mitte midagi, et mul oligi see esimene samm, et ma siis võtan selle päeva ja mõtlen, et mis ma siis nüüd üldse tegema hakkan, on ju. Et need kõige pisemad sammud, et mõeldagi, et kus siis alustada, kes see esimene klient võiks olla, on ju, kuidas siis saada ka ta tagasiside, on ju, et nii-öelda siis järgmine klient leida ja nii edasi. Lõpetaks siis äkki selle intervjuu mingisuguse 3 nõuandega, et kuidas teha endast siis nagu maailma ägedaim bränd? Ma arvan, et need nõuanded tegelikult ongi need, millest me oleme siin rääkinud ka selle tunni jooksul, et kõige olulisem on teada, et mida sa üldse tahad läbi mõeldes. Ma väga palju enda klientide puhul näen ka, et nii palju virvarri on nagu selles igapäevas, et sa võib-olla ei võtagi seda aega, et sa ei mõtle, et mida sa päriselt siis tahad. Päriselt teha, mis sind õnnelikuks teeb ja mida sa tahad, millega sa tahad veeta oma tööaega, ka vaba aega, on ju, et mis see valdkond või teema on. Ja teine, need on kõik hästi lihtsad küsimus. Teine hästi lihtne küsimus ongi see, et kes ma olen? Nii-öelda, mis need minu superpowerid on ja mida ma tegelikult, milles ma olen väga hea. Ja see ongi võib-olla endal raske alati paika panna, sellepärast, et meie enda superpoweritega oleme kõik väga harjunud. Ja need tulevad meil nii hästi välja, me ei pane neid tähelegi. Aga siis võib-olla küsidagi inimeste käest enda ümber, et on need siis lähedased, pere, kliendid, koostööpartnerid, et mis nende meelest on sinu superpower. Ja kui sa sealt saad
saad mingisugused vastused, siis sul on natuke lihtsam võib-olla aru saada, et mis need sinu superpowerid siis on, et siis mõtlegi, et millega sa sealt siis tegeleda tahaks ja mida siis võib-olla veel fookusesse võtta. Ja siis kolmas on see, et hakata ka tegutsema, sest et väga palju ma näen ka seda, et kes siis need asjad välja mõtleb, siis veeretab seda, et võib-olla siis 10 aasta pärast ma teen selle ettevõtte. Või võib-olla ma siis vanaduspõlves kirjutan selle raamatu. Kunagi kirjutan, siis kui ma tean rohkem. Jaa, võt, täpselt. Aga just, et mina ka kartsin, aga see oli väga suur samm, et ma arvan, et pooled mu tuttavad ja sugulased mõtlesid, et ma olen hulluks läinud, et ma ikkagi väga hea töökoha nii-öelda nurka viskan. Aga sul peabki nii-öelda endal see usk olema ja kui see hirm tuleb, siis minul oli kõige lihtsam retsept see, et ma lihtsalt küsisin endalt, et Evelin, mis on kõige hullem asi, mis juhtuda saab? Kõige hullem asi on see, et mul on 0 sissetulekut, okei, ma siis, ma ei tea, kaotan oma korteri, okei, ma siis lähen mingiks perioodiks vanemate juurde, ma siis mõtlesingi läbi, et mis need plaanid siis on, aga et ma tahan ikkagi seda teha, eks ole. Ja loomulikult need ükski hirm ei läinud tõeks, aga sul on lihtsalt nii palju hirme alguses, see tundub nii õudne. See läbikukkumise hirm, see kõige suurem hirm on, mis tegelikult takistab meid üldse tegemast asju. Jaa, täpselt. Aga see küsimus, et mis on kõige õudsem asi, mis juhtuda saab, ma arvan, see on hästi hea küsimus. Et tihti ongi see, et me võib-olla see hirm on nii suur, et me ei mõtle, et mis see kõige hullem asi siis on, mis saab juhtuda, on ju. Ja mis lahendus siis sellel oleks, et kui see siis nüüd juhtubki. Ühesõnaga, läbimõtlemine ikkagi on nagu asjavõti. Ma arvan küll, läbimõtlemine ja tegutsemine. Lihtsalt hakka minema. väikeste sammudega. Aga sinuga oli väga tore vestelda ja tänan, et sa tulid. Soovin sulle hästi palju edu ja ma loodan, et sa leiad kõik need kliendid. Jaa, suured tänud. Kes siis täidavad sinu südame ja sina täidad nende ja ma arvan, et mina soovitaks küll 2 käega igal ühel sinu juures konsultatsioonis ära käia. Et kas või see endast midagi ägedat teha. Ja kõik vaadake siis, kuidas te Google'is. Mis teist Google'is tuleb? Et Googleldage ennast. Ja aitäh sulle, Evelin. Aitäh.